طوال وانا في بيت غير وحدي غزلي مبني على الخبال ما صبت asukohad segadust, kuhu tegelikult on Põhja ja vabandust, Alžeeria liigida. Geograafilt on ta Põhja-Aafrika, no selles üle on kahtlustki, ta Vahemere lõunakaldal, aga samas on, kuna enamus elanikkonnast on 78% võitlus araablased, siis väga tihti pannakse seda ka tegelikult Lähis-Ida mõttest, mõned panevad Lähis-Ida konteksti, mõned mitte, teatud ainult lõpetavad Lähis-Ida mõistlikult ja teised siis laiendavad selle Lähis-Ida tegelikult Tuneesia, Liibüa, Alžeeria ja Marokoni välja. Aga geograafilisest mõttes me oleme Põhja-Aafrika riik, ta on Alžeeria naabrusest suurim riik pindalast. Pindala on peaaegu 2,4 miljonit ruutkilomeetrit, mida siis 28% üle 80% riigist on siis Sahara kõrv. Ja meiega meil reisi jooksul läheb põhiliselt Sahara kõrv alguspunkti, et kui me oleme Gardias, siis me oleme põhiliselt Sahara kõrve alguses. Ning ta on küll natukene suurem kui Kongo, et Kongo rahvavabariik ei ole väga palju väiksem, aga pindalalt on siis Alžeeria siiani suurim Aafrikas. Ning maailmas on ta hetkel kui on ta 10. kohal ning rahvaarvu pooled, need arved varieeruvad. Erinevad allikad annavad erinevaid vastuseid, et ütleme 41 kuni 45 miljonit on see vahe, erinevad andmed rahvastikku annavad. Mille pärast seda ametlikku rahvastikku on raske ka kinnitada, et meil on siiamaani veel võime, kus kõik sünnid ei ole alati registreeritud ja selline rahvakonsensus ka rahasel teeks väga tihti, et selline viimased ametlikud andmed tulenevad kuskil 2006. aastast, aga sellele see suurusjärk ei pruugi olla täielikult täpne. Ja kui me räägime araabia rahvastest, siis on ainult üks araabia riik, araabia riik on rahvaarvud suurem kui Nigeeria ja selleks on Egiptus. Ning kui veel see vaatame on nagu üks maailma suurimaid riike, rahvaarv on 45–45 miljonit, siis on rahvatihe päris selline põreriik, just tänu oma Sahara kõrbele, ehk et ühel ruutkilomeetril elab ainult 8–20 inimest. Aga muidugi kogu suurem ala ja linnastumine on toimunud siin Põhja-Alžeeria Vahemere rannikul. Alžeer, kus me praegu oleme, on Alžeeria suurim linn ning Konstantin, kui me tänastest välja jõuame, suuruda 3. linn Alžeeria. Ja Alžeeria etiline põimumine on päris selline lai, et tänasel päeval on meil siin araablasi, erinevad berberi põimud, kellest võib olla ka rohkem või toreegid on peamised inimesed, kes elavad Sahara kõrbaladel ja erinevad mägirahvad. Ning need erinevad berberi põimud moodustavad kuskil 20–30% kogu riigi rahvast. Alates 7. sajandist levis siia islam, levisid siia araablased ja see oli ka aeg, kus araablaste ülekaal hakkas piirkondades tulema. Tänasel päeval enamus rahvastikust on tänasel päeval araabia juurtega, mitte kohalikud ning ka araablaste kaasa kõige suurema kultuurilise osa, dimensioon, islam ja tänasel päeval on 99% inimesed elamised moslemid. Ja andmetel on ainult immigrantid kuskil 0,6%. Kõrgusel ja see siis rajati 1. sajandil 3. leegioni veteranidele ja nemad tulid siia koos oma peredega, mitte ainult need veteranid ise, vaid 6 peredega tulid siia. Ta näitab, et mis kujuga siis siin ka ehitati, mis on see linna planeering. Esimene osa, see vana osa on ka 12 hektarit
ja see on siis 3. sajandi laiendus, et koos laiendusega kokku oli siis linn 84 hektarit ja 15 000 inimest. Ja näete ka kohe paremat kätudega anteerimist kokku, siin on 3 erinevat värvi, roheline, valge, punane, pooltäht, need on kohaliselt koolitav, roheline tähistab religiooni üldiselt, punane pooltäht, see islamit, nii valge peaks olema odavalt kohal sümboolika ja see, et roheline tähistab joogi, teod universaalne, roheline on islami pühavärv ja roheline sümboliseerib kõikides Araabia islami riikides. Oli ka aeg, kus elas päris palju kuute ja juudid jõudsid siia piirkonda peaasjalikult tänu roomlastele, sest kui juudid tänasel Jeruusalemma aladel 70. aastatel pealt Kristus alustasid ülestõusu, siis Rooma püüdis pageda väga palju juute nende teistele koloniaalaladele. Juhindajad päev võivad ei ole naabriliselt, juhindajad septembrikuus kuni nüüd aprilli lõpuni võib mägede tippude näha võttes muud, aga aprilli lõpus ei tea, mai alguses on palju viimane sulab. Kindlasti tuleb ka inu, et viimane on nüüd ei sulab, aga juhi ei ole täiesti tabu, et Põhja-Aafrika rannikul talvekuud. Aga kogu see päev tuleb olema ja sama väike Rooma linnakene juurde läheme ka pildistama ja vaatama, kuidas jääbki jäänud, siis ta täiesti teadlikult oli ka siia tarkkult vajatud, sellega see oli väärtuste tõttu ja samuti, et kaitsta Rooma Berberi põlvudega. Tyros is the builder, the emperor who ordered to build Tingal. Et siin aga näed, et ehitaja on siis Trajanus, sest Trajanuse valitsuse ajal see linn siia rajati. Colonia Margenem Trajanam Nugedi on siis esimene Tingali linna nimetus, ametlik nimi. Et oli siis Õe Traja koloonia, kui ma panen eesti keelde, padina keeles. Ja siin te näete selle enne eelissama aegsed ohverdusrituaali. Näete seda, kui seal alati oinas on seal all. See siis kujutab seda ohverdusrituaali, see meetris on siis altari peal ohverduseks ja seal üleval 3 jumalat. Põllumajanduse jumal, päikese jumal ja kuu jumal. Aga see on kõik kristlusaegne. Et see DMB, mis tähendab hea kuninga ja jumala Maanuse nimel. Ja Maanus oli siis jumal, kes siis kaitstes kodu ja sinu majapidamist peale surma. Siis VA siis tähendab, et tema suri ja siis on taas Tarmel suri. VA, Vikito Anis. Ja siin ta suri 75. aastal. Taina, tema abikaasa. Ja siis on siis tema nende tütre poolt siis rajatud, ütleb, et siis selle mehe raisad ja tütar. Ja see on siis altar, kus me pandi erinevaid toite, sest usuti, et peale surma on järgmine elu ja me jällegi räägime kristlikust ajast, kui ei olnud ka teile ristiusklikud. Aga teiga istus siin, selle istus kogu aeg vasakul on. Oota, aga miks siin need niiviisi on? Miks see vasakul on? No näe, vaata. Miks see This is called the urine. Aga miks tema on vasakul, see võib otse lasta. Aga muidu läheb kokku istu. And after they connect the urine. They connected from one ja pärast siis uriin koguti kokku ja siis kasutati lehe töötlemiseks, et ammoniaak leder jah taha. Et siin on see keskel oli tavaliselt selline väike anu, kus siis nii-öelda meie mõttes siis mašalka on ju, aga mõisti, et see puhastati siis äädika sellises vedelikus, et desinfitseerida, et oleks puhas, millega mõisti. Järgmine sai äädika tandnud. Okei, ja panid see, sina ma ei ole ennem kuulnud, täitsa uud info, et panid siia vahele konnad ja konna krooksumine, siis pidi nagu eemaldama, mida keegi ei kuule, kui sa peeretad. Vabandust, ma räägin väga lihtsalt, et andeks, et ma räägin väga lihtsalt. Sa peeretad, aga kõik mõtlevad, et on krooks. Ja täpselt. Et kõik, ütleme, kõik see ebameeldivad helid, ei taha lihtsalt kuulevad, et kuna krooksumine vaikustas neid helisid.
ja kui rikkamad inimesed, kui tulid WC-sse, võtsid orjad kaasa, lasid orjadel kõige enam pinge peal istuda, vaata kivipink on külm. Siis soojendas ping ülesse ja siis sai, jah. Hiljem töötada plastprill laual. See näitab, kuidas nägi välja söögituba. Söödi ja vanaroomlased sõid põrandal lessides. Ja seal tahapoole jääb siis ka veel turuala, kus siis müüdi kala ja liha. Täringud. They have 3, we move 3. Kui sa 3, siis sa käiksid 3 seda numbrit edasi. And here we have 5, Yeah. we move 5. Kui said 5, siis käiksid 5 edasi. The first who exit on this form. Ja kes esimese ringi peale sai, oli siis võitja. See reis ümber maailma. Põhimõtteliselt küll, Jah. ühe suunaga ainult. It was like this. Et põhimõtteliselt mäng, need numbrid, mille peale pidi minema või kohad, olid siis ongi nagu jahtimine, rõõmus olemine, see on elu ja pesemine, sellised erinevad sõnadest oli järjega pandud ja sellest tekkiski see ring, mida mööda siis pidi sealt nagu, mida ring, aga see lõpp, mida pidi jõudma välja. See osa, kus orkester oli ja üleval on saada, see vahutas kuskil 3500 inimest tema hinnangul. This is VIP people. Ja esimesed 3 aastat on vitt, And the video. siis on era. So Intellectual, I'm sorry. Intellectual and the clubs there. Ja basically kuldtase, õpetase ja standard. And here. Mille pärast on Tiigi siis eriline, mitte see, et oleks põhistruktuur väga erinev nagu teistes Rooma linnades. Hiljuti on see geograafiline pool, et mäe-jalamil on, aga peamine erinevus on see, et algselt enne kui siia rajati Rooma see kindlus, mis pidi siis Sirtsat kaitsma, oli siin ka numiidide asula ja see ehitati selle numiidide asula peale ja hiljem tuli ka Byzants, kes lisasid oma torni ja linnamüürid. See teeb selle nagu erinev, kui võrreldes Džemila või Timgatis meile käitime. Siin on 3 erinevat situatsiooni ja kui me läheme, me näeme veel väljas ka veel numiidide aegseid audadega. Ja numiidide ajal oli ka Sirtsa oli pealinn, siis seal ongi 4 erinevat linnu, üks nendest on siis liidid, mis oli nii-öelda kaitserajatised, et kaitsta pealinna rünnakutes. Et siis pika nimetuse kõige, siis on see maa, mis on ühendatud mäega, et ma selle nagu ladina keeles ümber tõlgiksin selle. Ja siin ta samamoodi leegioni veteranid ja Kerinz on selles, et see ei kasvanud välja suureks linnaks, see jäigi ikkagi nagu ainult veteranide paik. Tänu sellele on ka ta väiksus, et ei ole kuidagi suuremaks kasvanud. Arvatakse, kus 2 kuni 5000 inimese vahel elas siin linnas. Question, did you have a photo? Oli. Ta teab alati, mis Let's go have fun! Ja siin ta näitab, et need 3 sammas, mis siin on, et need on siis põhimõtteliselt nagu hauasambad, et kui keegi näiteks lähedane tuttav ära suri ja tahti tema jaoks nagu püstitada kas mingi skulptuuri või kuju, siis oli selle alus. Et mõnikord näete, et siin on kas aukas, et inimese skulptuur tuli ülesse ja siia alla oli kirjutatud umbes, et see on meie pool sellele inimesele, kes sellel aastal ära suri ja näete, siin alla on 2 tähte DD. DD tähendab seda, et põhimõtteliselt nagu linn oli selle kinnitanud, sest vaata iga inimene ei saanud suvaselt panna suvasse kohta oma seda hauasammast. Ruputus nendest ju. No ma ütlengi jah, et see DD näitab seda, et on nagu linna poolt, nagu näed, see munitsipaalamet nagu kinnitas äitsa ära. Väärikamad kodanikud. See oli ikkagi privileeg. Jah, privileeg. Ja legaalne püstitus. Ütleb ka, et mille pärast see linn on eriline, et seda mööda seda Garda Maximus, mida me kõnnime, Rooma linna planeeringu peaks olema otse sirg. Mida siin ei ole, te näete, et siin keerab, läheme siit ülesse, looklevad mäkk ülesse ja see on siiamaani kogu see pöörete peal, ma olen ikka veel Garda Maximise peal ja tagapool me näeme, et seal on trepiastmed, nad ei ole küll väga hästi siin säilinud, mõned üksikud on näha ja need trepiastmed on siis see Manus Maximus, mis tuleb siis idast läände ja huvitav on see, et siin linnas nad ei ristu ega kohtu. Et on 2 peatänavat, mis ei ole omavahel lõikes nagu peaks olema. Keskel on see ristimiskodakond, kus toimus ristimine ja siin on siis see kivi, mis näitab, et see on siis pühendatud õnne Jumalale. Ja kui sa olid tegevuse mõttes, kui sa olid juba nii-öelda leegionär veteran, siis üldjuhul alati meeldib jah, just oli olema. Ma tean, et see oli ka vesiveskel. Tamm. No tamm ikka nagu tamm. Veehoidla.
et see on siis maailma kõige väiksem foorum, mis kunagi Rooma linnad on rajanud ja te näete see 3 erinevat nagu hoonet. Et esimene ja 3. ruum oli siis nii-öelda need turuhooned, poehooned, kus müüdi kaupa ja see keskmine siin oli siis Jupiterile mõeldud tempel ja millega nad teavad, et see Jupiterile kuulus, siis näete, nad leidsid siin ka Jupiteri näo. Et keskmine oli tempel ja järgmised oli poed. Issand tuleb, et ainult nende aga üle issand on tegelikult see reegel, et mees on see, kes toidab. Et kui mina isegi olen näiteks Dubais abelluks moslemi mehega, siis mees peab maksma müüri, mees peab ostma mulle riided selga, mees peab panema lastele riided selga, ostma mulle toidu, kõik maksma kommunaalid ja kui ma otsustan tööle minna, siis on minu enda taskuraha ja minu abikaasa ei tohiks isegi küsida käest, mis mu palganumber on, sest see pole tema isi. Ja siin on ka, et kui ma rääkisin enam almusel, et moslemid maksavad 2,5% kasumi pealt iga aasta nagu almus ja siin on praktiliselt see, et see raha läheb kogukonna nii-öelda kassasse ja kogukond maksab siis vaestematele välja just sellepärast, et mitte nagu näidatud, et mina olen see suur heategija, et tegelikult see, kui see raha läheb nagu vaestele, nad ei tea, kelle taskust või kelle toetusena see raha on sinuni tegelikult jõudnud. Ja täna alustame siis Kardaja ekskursiooniga. Ja nagu te nagu bussjaknas näete, siis see valgepilt, see elu on hoopis teistsugune, nagu seda oli Põhja-Aafrika rannikul, Põhja-Alžeerias. Ja natuke selle piirkonna ajaloost ja kuidas see tekkis. Kõik need linnad, kõik see Kardaja Pentapolis, et siis 5 linna haldussüsteem koosneb 5 linnast, mis on kõik siia rajatud alates 11. sajandist. Ja kõik need 5 linna täna on islamilinnad, moslemlinnad, kuigi nad on alguse saanud berberi võimudest, sest tänasel päeval siinsed inimesed eelkõige peavad ennast araablaseks või araablaste järeltulijaks, kuigi etniliselt on nad ikkagi berberi võimud olnud. Ja kuidas nad siia sattusid? Et kui tuli Araabia valitsusaeg Alžeeria aladele 7. sajandist alates, siis 8. sajandist tekkis antud aladele siia Rustamiidide dünastia. Ja Rustamiidide dünastia oli ka esimene ibadiitide riik Põhja-Aafrikas. Et ja need pritsevad seinad nagu ära ja mis on, kui päike paistab, siis ta nagu võtab ja nagu vähendab selle temperatuuri seinte peal, nii et näiteks ka sees olles sa ei tunne, et sul seinad on kuumad. Ta suurendab seina pindala. Sama soojusühik jaguneb laiali. Väga tubli, aitäh. Kui tuli tehtud teised, need kalli rohk maha ei võetud. Üks on see, et kui näiteks tuli suur vihmaus alla, siis see suunas vihma nendest seintest eemale, et ta ei teinud kahjustanud maju. Ja teine on see, kui näiteks, kes teravaid puhastas, oli tegelikult see koristaja eesliga, kes käis. Ja kui ta jõudis, et saati seesi selga minna, siis oli see hea võimalus nagu seesikana vastuda siit üle. Need on 2 põhjus, miks neid ei võetud ära, kui neid teid siin rajati. See on siis kõige vanem piirkonna surnuaed, mida täna rohkem enam ei kasutada, keegi inimesi ei maeta enam siia. Ma tulen siia äärele lähemale ja kui siit otse niimoodi vaadata, siis sealpool on meil Mekka ja Mekka poolega inimesed alati puunaga maeti ja need kivid, mis siin on, need on need hauaplaadid, kus tähisavad, kus inimene on maetud. Ja kui naine suri, siis peasuund oli 1 kivi, jalad oli 2 kivi ja mehel oli vastupidi. Päisesse pandi 2 kivi, jalgadest 1 kivi, et saada vähemalt teha näiteks siin praegu see, et see on üks hauapiire, kus inimene on maetud. Siit sellest kivi selle 2 kivini ja siia maetud naine. Ega Mekka on seal siis? No. Oota, aga kui lood on? Peab sinna poole panema. Näoga. This is the head. Okay. Ja kui naine rasedana sureb, jah, et siis tal pannakse siia keskele üks väike kivi. Ja siin näitab, et on lapsed. Kuidas nüüd, kui see on pea ja seal on jalad näiteks? Aga Mekka on seal. Mekka on seal, siis peab külje peal vaatama. Okay, see Mekka, so you will turn it on the side. Okay. Sir, come on, sir. Okay, come. Tuleb siia poole. See. Selline. Et sa näed, kus on teile 4 valget kivi, siia on siis maetud kohalik imaam, kes oli selleks saari imaam ja sealt on need eemal selle 5 suure sellise sambaga ja sinna on maetud siis imaam, kes on üle 5 saari nii-öelda tuntud ja kuulus. Mõnikord nimetatakse seda mausoleumiks.
aga eesmärk oli ikkagi see, et selles oli põhiliselt oli see medresse nagu Islami õppekeskus, kus nad õppisid Koraani. Aga ütleme nii, et kui tuli see palus aeg sinna peale, siis nad võisid seal ka palvetada, aga ta ei ole nagu puhtalt ainult mošee funktsioon, ta on nagu Islami õppekeskus. Selle part on see arhitektuur eriline, et on, nagu näete, on ümber kujul, taustas mošee ümber veeris. Sul on võimalik sinna ümber liikuda ja kas need aknad üldse, mis on õhu liikumine, õhutamine on hea ja kas see taula külm õhk tuli sisse, ta jahutas kogu seda ruumi ja seinu. Ka ainult kohalik materjali kasutatud, see oligi sama nagu see kivi, mis meil siin mägedes on, savi, puu osa nende näete, laetalad näiteks palmipuu tüvedad, palmeetrid, see kõik see oli, kuna ta oli selline hästi orgaanne ja naturaalne materjal, siis see aitas ka tegelikult nagu hoone nagu jahutada, et ta nagu ei kuumanenud üle. Ja tänase päeval on näiteks kohalikes majades, enamustel aga kohalikes materjal, kõik majad on kohalikes materjalist tehtud, neil on ka oma need väikesed keldrid, nagu selline osa, kus nad saavad päeva näiteks täispäevad, kui 1-2 kui kõige kuumam aeg, saavad nad minna sinna alla ja seal on jahedal ja mõnusam tulla näiteks. Selleks, et hoida ka privaatsust, kõik saaridel on täpselt sama linnaplaneering. Esiteks te näete, kõik läheb üles mäkke. Täna siin on püramiidne arhitektuuri stiil, see minarett, mida seal üleval näete, on ka siis natuke püramiidi koonuse kujuline, mis on hästi omane just siin piirkonnas, sest tavaliselt ei ole selliste kujudega. Ning hästi, kuidas linna rajati. Kõige linna keskele ja kõige mošee minaretiga või ilma minaretil, sest meil on üks saar ilma minaretita. Ja siis ümber ehitati eluruumid, elumajad ja viimane ring linnale tuli siis poed ja turud. Ja kui seda linna laiendati, siis need poed ja turud alati liikusid väljast poole, et pakkuda inimesele privaatsust, et kauplemine ei oleks nagu, ütleme, et inimesed ei läheks kauplemisel pärast ja kõnniks läbi elurajoonida. Jällegi see võimalikult privaatsus, et naisi oleks näha ja naised said omaette olla ja kõik see oli väga oluline. Kardaaja varalinn on UNESCO kultuuripärandi nimistus alates 82. aastast ja ta küsib, et miks ta on lisatud UNESCO-sse. Ütleb, et on keskaegne linn, et 10. sajandist alates on selles ehitama hakatud. Ütleb, et üks põhjus oli ka selle linnas arhitektuur, et kuigi ta on küll väga lihtne, aga samuti funktsionaalne. See ka kattub see sama info nagu ennem, et kitsad tänavad, päikesevarjud, et pöördselt need, et vältida tuuli, kõik, et täpselt sama linnaplaneering nagu teises linnas kehtib ka siin. Ütleb, et samamoodi inspiratsioon oli seesama see jälle Toffi mausoleum, kus me käisime ja kogu see linnast ümber. See arhitektuur võtab ka arvesse kliima olukorda, kus me oleme kõik keset kõrbe, kus suvel tõusevad temperatuurid 50 kraadini. Ja talvekuudel, siis ühendkuudel võib-olla see temperatuur langes tavaliselt öösel, mitte päeval, öösel 2-3 kraadi. Ja siin linnas sees on aastaringselt keskeltläbi 25 kraadi tänu selle arhitektuurile, kuidas on lahendatud. Et on alates ehitamise ajast on ta väga jätkusuutlik linn, et mõelnud just selle peale, et mis on ka nagu taastavad ja taastumatud maavarad või loodusvarad, mis meil on näiteks näide, et kui sa tahad maha võtta ühe palmipuu, pead sa 2 väiksemat uut palmipuu tasemele istutama. Et siin on see, et muidu tavaliselt on ta kõik need talu või põllumaad nagu suurte aedadega eraldatud, kui siin aed ees ei ole, siis me näeme 3 kihilist põllumajandust. Et kõige kõrgem osa ülemine kiht on selline palmipuud, mis on all tulevad, siin on näha, et siin on nagu sidrunipuud ja apelsinipuud ja mida hetkel ei ole, aga muidu seal all on nagu see mullaala, et ja siis saadakse kasutada põllukultuure, kas need on siis maitsetaimed või mingid kasvõi, ma ei tea, maasikad või mida iganes. Ja mida nad teevad, ka miks on palmipuu nagu hea, et kui nad kastavad näiteks apelsini või sidrunipuid, siis sellest ülejäänud niiskused saab palmipuu endale vajaliku niiskuse, et see peab nagu eraldi palmipuud kasvama, kui sa juba kasvanud all olevad näiteks põllukultuure või siis taimi. Et siin on nagu näha see 3-kihilise süsteemi. Ja siis ongi nagu need hooned on nagu nii-öelda suvilas, nagu ma mainisin, et suvel läheb lihtsalt linnalt niivõrd kuumaks, üle 50 kraadi, et kündida kuni 60 kraadini mõnikord suvel. Ja siis inimesed tulevad siia alla nagu oaadis, kus on nagu jahedam ja natukene inimväärsem elada ja näitab siis nende suvilasnadest aludes sees. Põhjas
suunas üle 1000 kilomeetri ning ta läbib 10 erinevat riiki, milles Alžeeria nendest on siis kõige suurem, kõige rohkem territooriumi on siis Alžeeria peal. Ja kõrb on väga erinev, et meil on selle liivakõrbe, kus meil 20% on ilusaid liivaluiteid, samuti on osa liivakõrb, mis meil praegu siin on, see sama Saabi orm, Sahara kõrbe, keda kivisel pinnal ning ka Sahara kõrb osaks peetakse ka seda sellisel oasi, kuhu meie läheme, läbi sõidame ja peatuse teeme. See ekstrakordioonas on siis täiesti piiri peal, kus siis lõuna pool, kus meie tuleme, on siis juba Sahara kõrgala ja põhja pool, kuhu me edasi suundume, on siis Sahara kõrgatlas, et on nii-öelda selle Sahara kõrgatlase ja kõrbe piiripunkti peal. Ja mida Sahara tähendab? Araabia keeles as-Sahara, mis siis tähendab kõrbe, nii et väga lihtne nimetus, kõrb. Tänasest päevast siis gaasnafta on moodustanud 95% kogu Alžeeria ekspordist ja noorte töötus tänasel päeval on riigis 30%. Kui riigi enda töötuse määr ametlikult kuskil 13–15% vahel, siis see 30% puhtalt nagu noorte töötus kogu töötuste osakaal. Ja poliitilisel võimul on tänasel päeval siis FNN-i armee liit ning kui riigis oleme täna kuskil 41 kuni 40 mitmenegi rahvuslikult erinevaid allikates, siis sellest kogu elanikkonnast täna 77% on alla 35 aastat elanikud. Väga noori ühiskond. Kõige ennem praegu me sõidame linnast välja ja teel linnast välja me teeme väikese peatuse Märkide mälestussamba juures. Hauaplats, kus ta on. Et on selline keerku osa. Ja need uksed, mida siis näete, need on kõik sellised nagu sellised võltsuksed, pettusosa, sest alates enam ausalt sai sisse nii-öelda maa alt, see pidid nagu allapoole minema. Mida võib-olla näkite eelmises kohas oli see laudraga kaetud, et kõik auk läks sisse. See oli see sissepääsu osa. Et need, mis nagu uksed on, need pole nagu õiged uksed. Esialgu oli see kõik peidetud, et õiget ust ei leiagi. Jah, et ainult õige inimene, et teab, mis on. Ja see löödi ka maha, kes selle kinni. Ja Tifosa on siis eelajalooline sadamaliit ja selles oli siis algus juba foniiklaste ajast, et põhimõtteliselt ka foniiklaste ajal 4. sajandil Kristus oli selline ka suure võitse foniika ajal ning hiljem tulid sinna siis roomlased. Rooma perioodil oli see kõige suurem võitsengu aeg oli siis Keisar Severuse valitsemise ajal. Pärast seda jõudsid sinna vanakristlased, bütsenslased ja hiljem ka Prantsuse koloniaalvõim, aga kõige sellest siis lähemalt tuli juba sinna Tifosa lähedale jõuame. ساكنين غرادي داكول دي ضم ساكنين الدخول ميم قرد يبوي تلغير دجاد الحرقة دخول دجادولي ويقن جبار رزاق تفلس تتصام ولا يبوي نسل غبار زمانه فلس يعصام دجادولي ويقن جبار رزاق تفلس تتصام الغبار زمانه في الاسياسة لهلاكي سوريت الجبار يضول الجرح سيحصان لهلاكي سوريت الجبار يضول الجرح سيحصان أكنين غرادي لاكول زيد مساكنين الدخول ميم قرد يبويت الغير دجاد الحرقة دخول أكنين غرادي لاكول زيد مساكنين الدخول ميم قرد يبويت الغير دجاد الحرقة دخول الغير دجاد الحرقة دخول أكنين غرادي لقول ديد مساكنين الدخول ميم